Vaata, meil on seekord peaaegu sirgelt kõik need sildid. See on päris hea. See on edasiminek. What? See asi, see on. Issand Raid, ma ei paista välja ju. Ma saan aru, sa oled suur ja pikk ja sa paistad välja, aga ma olen ju vaevu nähtav siit tagant. See oli eelmine kord tundusid nii pikk. Igatahes täna meil on siis selline saade, kus saab mäe tagant piiluda, mäe seest, mäe alt ja loodetavasti lõpuks jõuame pinnale. Ahah, okei. Ma olen väga põnevil. Mis saama hakkab? Ja seekord meil on lained lihtsalt siin. Aga see on mägi või? Oi, siia mäe sisse saab minna. Ma panen siia selja taha maha, siis sa saad vaadata veel korraks. Aga seal on all ka veel see või? Kuule, see on nagu sipelga farm ju. Raketlased droone, millega pidi läbima keerulisi maastikke ja võimalikult kaua õhus püsima. Need olid ilusad need droonid. Vaata, meil on nüüd viimane meeskonna saade või? Viimane meeskonna saade. Nii et saad rohkem tähelepanu pöörata edetabelile. Ahaa, kas nagu saates näidatakse ka siis edetabelit selle võrra rohkem? Ma ei tea. Edetabel. Eks me näeme. Raketi edetabel võiks olla ju 000 eurone teadusstipendium. Parim tüdruk saab Rakettabel. Unicorn Squadilt 6000 eurose preemia. Volt paneb 6000 eurose stipendiumi välja silmapaistvaimale raketlasele. Tarkvaraettevõte CGI annab ühele tulevasele kosmosetalendile tasustatud praktika. See on nagu edenemise tabel. Kolmik kindlustab õppekoha. Ja. Sa tead seda? Ei, aga kui sa ütled, see on loogiline. Aga kuna ma ise ei olnud see inimene, kes seal välja mõtles, siis ta minu jaoks ei olnud kohe nii vaimustav. Võistlus jätkub Ülemiste tehnoloogialinnakus Rakett 69 teadusstuudiotes. Oba, kirka. Rakett 69 Palun ütle, et tegite kohtunike põsed mustaks. ja veedab pimeda päeva kaevanduse kitsastes käikudes. Äkki ta oleks võinud ikka kohe tulla selle vilkuvaga sealt välja vaata. Aigar Vaigu. Tehnoloogiaettevõtte ABB tuulegeneraatorite hoolduskeskuse juht Kadri Jürjan ja tüdrukute tehnoloogiakooli HK Unicorn Squad tegevjuht. Ma mõtlen, et vaata, Aigaril on seal allkirjas füüsik. Aga kui ta on rahvaküsitlus ja anda valida, näidatakse pilte, küsitakse, kellega on tegu ja vastusvariandid on füüsik ja saatejuht, siis kumb võidab? Et tal peaks olema Aigar Vaigu saatejuht. Kes varustab kaevandusettevõtteid nii elektrimootorite, ajamite kui seadmetega ja automaatika ja juhtimise. Mul tuli meelde, kunagi kui ma olin keskkoolis, siis oli üks klassivend, kes oli päris hea programmeerimise olümpiaadi värkida, siis ta tegi vahepeal mingid ülesanded harjutas ja tal oli üks ülesanne, mida ta näitas meile. Sa pidid nagu võtma, et sul on font, sul on kõik tähed ja sa pead välja arvutama siis, et nagu kuhu ma panen järgmise tähe niimoodi, et need ei kattuks üksteisega, et ei oleks liiga suured vahed ja värki. Ja mul on tunne, et see font, mida siin kasutatakse, seal kuidagi see R ja J, seal oli mingi kokku sulemise koht. Me saame vaadata, eks neid alltiitreid tuleb veel, aga ma ei ole enne tähele pannud. Aga praegu mul nagu silm püüdis kinni seal. Vaata Indrek Karja ka vaata. Ma tahaks näha. Vaat see siin. R ja J, need ju sulevad kokku. On võib-olla küll, jah. Ma tahaks saada seda ka nagu kaadritagust klippi sellest, kuidas võistlejad võistkondasi vahetavad. Kas see on niimoodi, et nad tõmbavad oma laks ja lähevad, panevad siis sõbrale külge või neil on kõigil omal nagu täiskomplekt neid ja siis nad lihtsalt võtavad sahtlist uue või sealt taskust uue ja panevad selleks saateks selle värvi siis. Kõigil on täiskomplekt, on ikkagi kuskil on eraldi laud, kus on see iga inimese rida, sa tuled sama nüüd tõk ja siis sulle väljastatakse uued, kui see väljastatakse ja siis sa ise võtad laua pealt, aga et ei ole mingit. See on küll kehv oled näinud neid videoid, mis näitavad, mis on hea ja mis on halb. See on täitsa hull, kui laminaarne, kui kaua see voog püsib. Kaevanduse teemalises saates kardan kõige rohkem, et tuleb kivi mitte määramist. Kaarel Toomet. Kaevandused on päris lahe teema. Olen käinud näiteks Poolas ühes soolakaevanduses. Mul iga kord aju teeb väikse, jätab vahele mingi asja, kui ta teeb sirkli, kes ta tõmbab ringi välja. Mida? Hea koostöö, Timofei tõstab kohe tuju ja Kaarel on väga tark. Sinistena lahendavad ülesandeid Kristjan Lepp. Tänases saates võib tulla kasuks ka see, et olen käinud geograafia olümpiaadi lõpuvoorus. Sina ka? Mina ka, jah. Ma käisin seal peamiselt seda jooksuharjutust.
seal oli see maastiku, see koosnes minu meelest 2-3 osast. Kui ülesanded nõuavad Ja siis üks osatest oli maastikumäng või nagu orienteerumine ülesannetega. Ja seal siis muuseas arvestati ka aega. Ja siis nagu viigi murdjana või tegelikult lihtsalt anti välja nagu mingi. Ma käisin ikka seda püüdmas, et kõige väiksem aja. Võib-olla seda üldse hinnatud. Võib-olla sellist mõenda välja mõelda. Ma ei mäleta seda. Mina ei ole kunagi aga mulle see olümpiaad meeldis, sest seal sai atlast kasutada. Jah, see oli lahe. Mina ei saanud kunagi piirkonnavoorust edasi. Aga me võime pärast vaadata, võib-olla ma olin ka hästi konkurentsitihedas selles. Ei, kas see ei olnud? Mul olid erinevad. No selles mõttes, et Viljandimaalt saab 2 inimest edasi ja Tallinnast üle 20 kas see ei olnud ühise sellega või? Minu arust seal on alati piirkonnavoorul on mingisugune kvoot, jah, sest et muidu võib juhtuda, et mõnest piirkonnast ei saa keegi. Ja seda vist väga nagu ei tahaks. Nii, Kaarel, sa oled elektroonikas tugev. Ja mina olen elektroonikas ja Timofei, sa võid. Said aru, mis tegema peab või? Tõost öeldes ei kuulanud absoluutselt. Vaata, sinu selja taga on mäemudel. See on kaevandus. Ja šahtidega. Ja sina pead tagama ventilatsiooni automaatika töö. Te lasete sinna suitsu sisse? Ei. Süsihappegaasi, mida ei ole näha. Aga lisaks sellele me laseme ka vett. Ta tundub nagu Andurala. Mida on näha? Nagu mulli vett. Ei, vedelat vett, aga hästi väikeste piiskadega. Aga nende ülesanne on siis, neil on antud... Elektroonika teema sobib mulle ja süsteemide jälgimine on ka põnev. SCL ja STA, siin oluliselt 2 tükki peavad minema vastavatesse samadesse siin. Kas mis sest on muuta nagu? Neil on antud mikrokontroller. Mikrokontroller tähendab pisikest arvutit, mitte küll sellist, millega ma lähen Facebooki scrollima, aga sellist, mis on võimeline ise tegema arvutusi, lugema sisendeid, andma mingeid väljundeid. Selle jaoks on neil Arduino Nano. Sensor registreerib ohupiiri. Näed, Arduino Nano, siin on hästi lihtsustatud skeem, siin on näidatud, et 5 voldi klemm tuleb ühendada siis 5 voldi juurde, groundi klemm ehk siis 0 pinge klemm tuleb ühendada kokku kõikide 0 pingetega. Siis on kindla protokolli 2 klemmi, mis tuleb ühendada süsihappegaasi anduriga. See SCL on siis selline taktsignaal ja teine on siis data ehk siis nagu andmete signaal. Ja need peavad olema õigesti ühendatud, muidu lihtsalt selle anduriga ühendust ei saa. Samamoodi siin toide, eks ju, 5 volti, 0 volti. Ja siis meil on selline transistor lüliti moodul, mida on vaja selleks, et lülitada käima ventilaator. Ehk siis kui süsihappegaasi tase tõuseb liiga kõrgeks, siis tuleb ventilaator tööle panna. Kuna ventilaator tahab 12 volti, siis me ei saa seda ventilaatorit otse sellest mikrokontrollerist toita, sest et laias laastus kujut ette, see on umbes niimoodi, et sina väntad väikest generaatorit ja teed natuke elektrit, aga sul on vaja elektriautot sellega laadida. Et see võrdlus on selles mõttes, meil on nagu suurusjärgud erinevad, kui palju elektrienergiat meil on vaja, aga läbi selle transistor lüliti mooduli me saame juhtida sellist suuremat energiakogust siis. Ehk siis me sisuliselt seda kasutame lülitina ja siis see pluss 12 volti voolab läbi selle transistor lüliti mooduli 0 volti ja sellega ventilaator läheb käima. Sellele lisaks on meil toiteblokk, mis tuleb seinast 230 volti vahelduv vool, sellest tehakse 12 volti ja siis see 12 volti tuleb teha 5 voldi jaoks, ehk siis 12 tuleb sisse siit koos nulliga ja välja läheb 5 koos nulliga. Ehk siis kõik, kus on pluss 5, need ühendame me kokku. Kõik, kus on ground ehk 0 volti, need me ühendame ka omavahel kokku. Kõik, kus on pluss 12, need me ühendame ka omavahel kokku. Siin all on siuke lühike spikker selle jaoks. Ja see on kõik, mis tuleb teha. Tegelikult ei ole kõik. Neil on Arduino kood on ka, aga Arduino kood on ette antud ja seal tuleb lihtsalt paika panna, et sul oleks õige, et need klemmi numbrid oleks õiged. Ehk siis, kui see transistori moodulit sa saad ükskõik millise digitaalse klemmiga juhtida, ehk siis see võib olla klemm number 7, klemm number 9, klemm number 11, mis iganes. Siis sa pead selle lihtsalt kirjutama sisse, millise alla sa selle ühendasid. Et nii palju tuleb koodi muuta, aga muidu kood on ette kommentaarina sinna antud ka siis ja ma ilmselt kirjuta siia, mis klemmiga ühendab. Ma arvan, et me õige pea näeme ka seda arvutiekraani, et siis on näha, mis seal on, mida saab muuta ja mis seal kommentaarid on. Ja mis siis juhtuma peab, on see, et meil on see kaevandus, nad ise saavad nüüd tulla paigutada ventilaatori kuhugi ja sensori kuhugi. Pluss peab minema ka. Niimoodi, et kui sensor tuvastab, et süsihappegaasi tase on liiga suur, siis peab minema ventilaator tööle ja kui nüüd on tase langenud alla,
siis peab ventilaator minema ise kinni ka. Metaan ja süsinikmonoksiid. Lisaks gaaside eemaldamisele on ventilatsiooni vaja selleks, et vähendada kuumust ja eemaldada tolmu. Tead, ma vist ei kuulanud mingi hetk. Sa rääkisid mulle juba sellest ka, et neil on see silm seal, mis peab lülitama seda ventilaatorit sisse välja. Kas STA on A4? Ma seda praegu ütlesin, aga ma ei tea, mis silm. No see andur, mis saab aru sellest, et meil on vaja ventilaator käima panna versus mul ei ole vaja ventilaatorit parasjagu töös. Jah, siis on hästi. Ma õppisin tagasi näiteks koodi korra, vaatan pool pausile, näeme korra. STA, korras olemas. Ma olen koolis ja vabal ajal Arduinoga. Näed sa, siin on ventilaatori, PIN, klemm, siin oli X enne, siia X asemele kirjuta enda valitud digitaalne klemm. LED, see annab meile lihtsalt tagasisidet seal ja siis ülejäänud asjad on siin juba defineeritud. Siin on ka öeldud, et see suhtlusprotokoll kasutab siis pinne A4 ja A5, need on A4 ja A5 on kirjutatud, see ongi siis see STA ja SCL, mis oli kirjas. Ventilaatori PIN tuleb ise määrata, väldi pinne D0 ja D1 on sellepärast, et Arduino nendega suhtleb arvutiga ka. Ehk siis kui see, millega sa programmeerid. Et kogu see muutus, mis koodis tuleb teha, siia tuleb kirjutada X ja vajadusel, kui sa ei lugenud seda skeemi pealt välja, siis sa saad siit ka seda infot, et missuguste klemmid alla muud ühendused teha. See sobib mulle suurepäraselt. Nii, praegu meil on siin mingi Veits segane. Seda võiks nagu... Oota, organiseerime natuke. Meil juhtmed ei ole värvidega märgitud, aga meil on veel... vast saame hakkama. Nii, Kaarel. Mis asi see on? See on ka +5. See on +5 sinul, täpselt. SCL ja SDA mul on olemas vabad. Kas need on ühendatud? Me ei pane teda siia. Juhtmed on siis pikad selle jaoks, et nad saaks ise pärast seal kaevanduseks paigutada, kuhu vaja. Isegi juhendit on väga raske sealt alt näha. Laeda alla ja vaata, kas ta hakkab... Ta on sul alla laetud. Ma just laadisin su alla. Andur on siia. Ja kas ta tehniliselt peaks ju tööle hakkama, kui... Ja ventilaator peaks tööle hakkama. Ta puhus süsihappegaasi sinna peale lootuses, et see läheb tööle. Juba õigesti pandud. Paigutan ühe juhtme valesti ja katsetamisel ei hakka LED tuli põlema. Jah, näed, see LED tuli annab sulle kiire tagasiside, eks ju. Sest ma arvan, et me ei lubanud äkki neil ka seda välisvõrgu ühendust teha enne. Neil oli toiteplokku, tuli 230 tuli sisse, et nad said katsetada ja samamoodi, et seda nagu suurt elektrivoolu, mis on vaja ventilaatori käitamiseks, seda neil justkui ei ole siis, aga arvutist tuleb piisavalt, et Arduino suudab ise oma seda tulukest põlema lüüa juhul, kui ta tuvastab. 5V paneme ta. Täpselt mõni kasutas ka seda lüket, et ta määras selle CO2 lävendi nagu ajutiselt madalamaks, et nagu testida, et kas meil asi töötab ilma selleta, et ma pean sinna hullult palju süsihappegaasi suutma tekitada. Ma ei teagi. See on groundi peaks minema see must juhe. Ma arvan, et kui keegi teeb, siis me võime seda isegi näha. Keegi küll keris nagu rohkem seda programmi läbi ja muutis seal võib-olla ka midagi, kes tundis ennast mugavamalt, aga enamus mitte. Ühtegi lahtist juhet ei ole. Me oleme peaaegu valmis, kuid teame, et üks juhe on veel valesti ühendatud. Ta toimib? Veider, ühendage siis õigeks. Siia poole muub ta või? Jätke meelde, mis poolel see on. Ja, muub õhtul. No vaata, nad käisid siin tugevalt, lugesid koodist loogikat. Kui sinised nupu võetavad, on meil vaja ühendada veel üks juhe ja teine juhe ümber ühendada. Sinised, näib, et teie automaatika on valmis. Kohe katsetame järgi, kas see ka kaevanduses päriselt töötab. Ma olen meie lahenduses päris kindel, sest me katsetasime juba oma laua taga. Kuhu sa paigutaksid sensori, kuhu sa paigutaksid ventilaatori? Et süsihappegaasi tuvastada. Et seda olukorda siis lahendada, et kuskil tekib ja sa pead puhastama ära ja siis see peab seisma jääma. Oma kohale tagasi. Oota. Pane korra pausi. Vaatame kohe, kui... Nii, meil on siuke, eks ju see. Põhimõtteliselt saad, meil on siin 3 luuki. Ma näitan sulle siin. No põhimõtteliselt on meil on valida 3 väljatõmbe vahel, mis on kõik eri kõrgustel ja meil on valida 3 asendi vahel, mis on ka kõik eri kõrgustel, et kust me tahame välja tõmmata. Sa saad siia panna asju. Ma vist paneks ventilaatori. Ja siit.
ja siis, mida me näeme, võistlejad panevad ka ventilaatorid siia ülesse. Me iseenesest mõtlesime, et äkki sa paned kuskil siia, aga tegelikult on ka need mahuvad. Et me isegi lihvisime niimoodi, et nad läheks üles. Sama lükke teinud tegelikult üles. Pannud üles, jah? Ja ma oleks pannud selle sensori vist sinna kõige madalamasse punkti. Sest jah, ja ventilaatori kõige kõrgemasse punkti. Ehk siis nagu keskmise poomi juurde mõlemad asjad. Okei. Seda ei karda, et kui sa oled siin keskel ja siit poolt hakkab süsihappegaas tulema, et sa siit ventileerid ära, aga siia näiteks jääb koguneb. Siia alla siis. Ei tea. Ei, aga ma ka ei tea. Ega lõpuks, eks ju, kui süsihappegaas on natuke raske mõõs, siis ta vajuks jälle sinna alla, jälle ventileeritakse välja. Et tead, selles nagu mastaabis see nagu lõpuks ei ole määrav. Et tegelikult võis panna igale poole. Aga et päriselt see ei olnudki ülesande osa või? Natuke ikka oli. Ja algus me lootsime, et see on nagu võib-olla isegi rohkem osa, aga katsetamise käigus praktiliselt väga vahet ei ole, et see ventilaator on nii võimas selle nagu skaala kohta. Aga mis siis nagu õige vastus on? Õige vastus on see, et su elektroonika peab töötama. Ei, aga nagu ütleme, et sul on ventilaator, mis ei ole nagu piisavalt võimas. No ma arvan, et üks selles mõttes nagu tark suund. No okei, see sensor peaks olema, ma arvan, kõige madalamal, sest see on see, kuhu see võib koguneda. Kui ta on kuskil kõrgemal, võib-olla me juba tapame inimesi ära alumisel korrusel ja me ei saa teada. Ehk sensor peaks olema madalal. Nüüd ventilaatori mõttes ma arvan, et oleks parem, kui sa paigutad ventilaatori võimalikult võib-olla kaugele sellest sensorist. Et sa saad olla kindel, et see koht on ka saanud tühjaks sellel hetkel, kui sa välja lülitad. Ma mõtlesin selle peale korra aga nagu tead, jah. Selles mõttes, jälle, ma arvan, et kui meil oleks nagu suurem kaevanduse plaan, siis tekib rohkem selliseid nagu loogilisi asju ja tegelikult, eks ju, see on ka see koht, kus Joosep valmistas selle ülesande hästi tugevalt ette, tal on kindlasti oluliselt selgem visioon. Ma küsisin, ma tegin taga intervjuu ka ükskord, aga ma kaotsin selle videofaili ära, vabandust, ei näe nüüd Joosepi seisukohta. Aga Joosep kindlasti annab meile märku, kui me eksisime praegu ja siis me paneme siia alla kommentaari parandusena. Ja vaatame, kas teie automaatika paneb ka ventilaatorid. Vaata, siia tuli graafik. Ja vaata, siia tuli generaator. See on generaator, mis toodab süsihappegaasi. Siin on sees, tegelikult see on lihtsalt kauss, ilus kauss, kus on soe vesi, kuiva ja graanul, mis tähendab, et meil päriselt eraldub süsihappegaasi, mida see sensor on võimeline tuvastama ja sellele lisaks meile tekib udu, mis on meile lihtsalt ilus visualiseering, eks me näeme, kui palju siis tinglikult me võime öelda, et mingit gaasi koguneb. Ja kus see mõõtepunkt on? Mõõtepunkt on nüüd niimoodi, et meil oli tegelikult, praegu ka, kui sa vaatasid, võib-olla sa nägid üks USB juhe tolknes välja siin sees, siin mäe sees all on meil ka endal sisse pandud sensor, mis saatis meile siis juhtmevabalt infot, et sel hetkel, kui me katsetsime, siis mul oli läpakas, Aigar ei teadnud seda, kui ühel hetkel ma seisin sinna kaamera kõrval, niimoodi ekraanil tema poole, Aigar vaatas, graafik, ma näen ja siis ta hakkas niimoodi vaatama, lahe, mul on ka tagasiside. Et meil seal oli endal sensor sees, see on see, millega selle graafiku ka siia genereerisime. Siin on näha nüüd graafiku pealt, me juba algust näeme, eks ju, ronib hästi kõrgele ülesse. Praktikas see on hästi aeglane sensor, ehk siis meil on siin kiirenduse peal need asjad ja me jõuame siis nagu sensori praktilise maksimumini hästi ruttu, mis küll nagu ppm-ides particles per million, siis mis ühik siin on, mida see graafik väljendab, me oleme tegelikult kohe nagu ütleme eluohtlikul tasemel, sest me oleme sisuliselt, meil on 100% süsihappegaasi kontsentratsioon, ma arvan mingil hetkel selles nagu madalates kohtades, et see ei ole nagu päris realistlik, aga see nagu kõvera kuju on see, mis vastab. Et siin me näeme, et sensori jõudis oma maksimumini, tegelikult ilmselt see tase oli kõrgem ja nüüd voone ventilaator läks tööle, siit purskas, me nägime ka seda udu välja ja nüüd see graafik ilusti langeb alla. Õigel hetkel. Ma tahaks täiega näha klippi sellest, kus seda ventilaatorit ei ole seal sees ja kui kaua siis süsihappegaas püsib seal. Ei ventilaator ka seisma.
ma arvan, et päris koht. See on õige lahendus. Palju õnne! Teie olete selle ülesanne. Või nagu, et... Ja see tuletab mulle kohe meelde seda ülesannet, kus oli vaja panna telefoniga helistades lamp põlema. Ja siis seal ei pidanud lampi pärast kustu panema, kuigi nagu mõeldud lahendus oli selline, et peale kõne läheb lamp kustu. Sest et mitmel inimesel, sealhulgas minul, on vaja just see ülesanne võita, et saada teadusteatlisse. Oba, tõesti. Nüüd siis... Ülesande võiduga teenisid kõik sinise võistkonna liik. Nüüd siis oleme jõudnud tõesti põnevasse kohta. 6.–7. koha peale tõmmatakse joon. 6. kohal on 15 punkti, 7. kohal on 15, 8. kohal on 15. Kui me vaatame nüüd tüdrukud, 3 tüdrukut on 16, 15, 15. Kõik need tüdrukud on erinevas tiimis. Ja kõigis tiimis on 2 rohelist. Ei, siniseid ei ole, siniseid on 1 seal selles on the bubble. Aga ei, kui Ralf on sinine ja saab punktid, siis ta saab ka ikkagi edasi. Ehk siis, mis iganes tiim teise ülesande võidab, siis sealt, ega seal enam vist ei ole tagasi pööramist, sest teine ülesanne on 5 punkti ju. Teine ülesanne on 5 punkti. Ehk siis ta viib 19 punkti peale. 18 peale viib Ralfi ja siis on 2 punkti vahet. Siis on võimalik emmal veel nagu viiki mängida, kui ta viimase võidab. Ehk siis nagu selle tiimi 2 tükki lähevad sinna edasi saama, kes võidab ja ainuke viis, kuidas need 2 ka edasi ei lähe, on siis, kui sinised võidavad ja Emma-Maria võidab siis selle üksikisikute võistluse ja siis sellega lükkab Ralfi välja, sest et mingisugune viigimurdja eelistab teda üle Ralfi. Ma olen Kristofferi poolt. Aga kuigi tundub, et meil on hästi pingeline olukord, eks ju, siis ma ei tea, kas sa selle oled nüüd enda jaoks lahti hammustanud, et tegelikult meil on nagu väga palju on kaalul. Et parim tüdruk sõltub sellest... Sõltub konkreetselt sellest ülesandest. Kes saab selle 6000 endale? See võib peale seda episoodi tulla järele meile siin siis. Ei, no tegelikult on niimoodi ju, et ikkagi kui sinised võidavad ja siis Emma-Maria selle viimasega saab 2 juurde, siis tal on 18 ja Ralfil on siis ka 18. Ja siis seal ikkagi võib viivigi murdjaga 2 tüdrukut edasi saada. Siis meil saaks Sigrid ja Emma või? Jah, see võiks olla võib-olla potentsiaalne. Et põhimõtteliselt Emma on ainuke, kelle jaoks see nagu duell jätab veel õhku mingi variandi. Aga ainult siis, kui sinised võidavad, eks ju? Kui punased, siis ei jäta midagi õhku. Siis on GG. Vaatame siis saab. Endale 3 punkti. Siis on HM, hea mäng. Kui kuumer. Oi, kui palju asju. Kuule, iga hooaeg teil on üks ABB mootori kiiruse kontroller seal ülesandis. Meil on 3 isegi. No, et igal tiimil. Eks see... Mis suudaks kaevanduses kivimeid võimalikult tõhusalt maapinnale transportida. Kas olete valmis? Jaa! Läks! Eks see on visuaalne asi, mis neil on olemas, mis on päriselt nagu tööstuslik asi, et iga kord kui võimalik, siis seda proovitakse näidata. Nii, siin võistkonnas on meil siis üks kindel edasipääse ja üks kindel väljajääja, kes vaatavad pealt, kuidas need 2 tükki, kes on the bubble, aktiivselt arutavad. Ülesanne kõige tähtsam, siis võtab just tema ohjad kohe enda kätte. Nii, Kaarel, selgita täpsemalt, mida me peame tegema. Mul on sellega paar ideed. Kas Kaarel, sa tahad ise või? Nii, sellega esiteks see, et kui me paneme selle mootori kuhugile küljele, siis me toome esimese läbi siit, siis meil on väga keeruline saada seda nagu stabiilseks siia nagu keskele. Küsimus on, kas meil üldse on... Kas te ütlesite võistlejatele, või nad lihtsalt teadsid? Mida? Ma saan aru, aga see on nüüd... Nemad teadsid, ma arvan, rohkem kui meie. Nii liftid kui kaevandustõstukid kasutavad peaaegu alati vastu raskust, et vähendada mootorile langevat koormust. Nii peab mootor tõstma ainult massi erinevust, mitte kogu koorma massi. Me peame välja mõtlema nagu päris hea lahenduse nende plaaside ühenduse jaoks. Sest et, no mina ei teadnud, et see on nüüd sõltub, kes tüdrukutest võidab, aga võistlejad olid väga nagu selgelt, et siit sõltub see, meie peame tegema, et minuni jõudis see läbi võistlejate. Tühjendamine pole probleem, saad lihtsalt niimoodi teha ja korra. Tühjendamine ja probleem, aga stabiilsus üles, mis on.
Aga väga huvitav, vaata sinises tiimis need, kes on kinnalt edasi, on ikkagi need, kes... Samal ajal kive laadida nii maha kui ka peale. Kes nagu näitavad initsiatiivi. See läheb siit läbi. Need puidust raamid. Aga ma olen natuke võib-olla korra väljendanud seda, et tahetaks, et natukene kiiremini saaks asjad puidust valmis ja ehitatud, et ütleme vähem sellist nagu puidutööd seal ülesande ajast. Need raamid on ette antud meile. Need raamid on tegelikult miski, mida võistlejad tööriistakoolitusel enne saateid, kõigil on tööriistakoolitus, siis nad ehitasid ise need valmis. See küll tähendas, et võib-olla Joosep võttis kõik lahti ja lasi natuke tugevamalt kokku pärast jälle ja tõmbas otsad sirgeks, et need ei kõiguks. Aga et laias laastus kõikidele võistlejatel need olid tuttavad, nad olid neid näinud, nad olid ise käed külge pannud seda ehitama. No, see on väga lahe lüke ju. See on teie poolt, ma ütleks, see on väga viis. Nojah, muidu see on jälle vaata, see on niisugune mahu ülesanne, et kui sul on nagu 12 kätt, kes panevad neid asju, vähemalt lõikavad jupid õigesse mõõtu. Et see läheb kohe lõpuks kiiremini, kui sa pead ise ka kas või lihtsalt lahti kokku laskma, kui see, et sa pead üksinda kõik hakkama ehitama. Sealpool on ka juba päris palju varu. Ma teeksin pausi ja näiteks sulle võib-olla neil laua peal niisugune piirangute nimistu ka, mida me ei ole võib-olla kuulanud, natuke ka räägitud sellest, aga nende liftid peavad vastama päris kindlatele kriteeriumitele. No vaata või. Ma võtan tagasi selle väite, et neil oli laua peal, see oli suuliselt neile esitatud ja varasemalt läbi räägitud, aga siuke jooksev reegel, mis on viimastel hooaegadel vahepeal tekkinud, et esimesed 2 minutit vahendeid ei katsuta, on mõeldud plaani tegemiseks, lihtsalt selle jaoks, et inimesed teeks plaani, et me näeksime seda vaatajana. Nii, järgmine. Tõsteplaadi pindala, mis materjali kannab, ei tohi ületada 15 × 15 centimeetrit suurust. Tõsteplaat peab olema tasane ja ilma äärteta. What? See on ju oluline piirang. See on väga oluline piirang. Sest ümmargused pallid olid, mis nad pidid kaandust ära olema. Siuksed kivikesed on, jah, me näeme ilmselt suuremat plaani ka, aga need ongi pigem on libedad kivid. Et nagu tavalist killustikku mul õnnestub rohkem hunnikusse seada ja mis see mõte on natukene, võib-olla sa mäletad, oli suusalifti ülesanne, kus tuli seda kiirendust optimeerida, et kui sa tõmbasid liiga ruttu, siis midagi kukkus maha. Et samamoodi ka siin liftis ja meie igapäevastes liftides on see, et kui sa lähed sinna sisse ja see lift tõmbaks siis võib-olla see tõmbaks, ma ei tea, puusaliigesed katki või et kui see kiirendus on hästi järsk, sa võid teha reisjale viga, sa võid oma koormale teha viga või see koorem võib teha sinu liftile viga. Ehk siis selle jaoks, et sa oleksid motiveeritud oma seda kiirendust ja aeglustust ilusti kalibreerima oma liftil, siis me ütlesime, et teil on ainult plaat ja mitte midagi ei tohi toetada seda koormet seal sisuliselt. Mitte midagi. Tead, see on eraldi asi, meil käis see diskussioon läbi, ma ei mäleta, mis me otsustasime, aga ma teame kohtunike karjusime, et kui keegi teeb liftile šahti, plaat on ilma äärteta, aga šaht on, mis toetab. Ma ei mäleta, mis me otsustasime, keegi ei teinud, sellega läks hästi. Või me olime selle tol hetkel läbi rääkinud, aga see oli asi, mis käis läbi. Nii, korraga tohib liikuda ainult üks materjaliga koormatud tõsteplaat. Ehk siis, kui me oleme pannud 15 × 15 selleks piiranguks, siis ma ei taha näha seda, et mul on 4 plaati kõrvuti, nad ütlevad, et need on 4 erinevat plaati, aga tegelikult nad tõstavad 30 × 30 pinda. Või et nad tõstavad, ma ei tea, 4, eks ju, korraga, isegi kui nad ei ole päris nagu kõrvuti. Ehk siis, et 15 × 15 on see, mida sa võid korraga tõsta materjaliga. Ülesvinnatud materjal tuleb transportida otse tõsteplaadilt veokikasti. Lubatud on kasutada abistavaid vahendeid, et suunata materjal plaadilt veokisse. Materjali ei tohi ladustada ajutiselt mujale kui veokikasti. Ehk siis ei ole seda, et tuleb üles, ma viskan laua peale ja siis ma kuidagi tõstan, vaid su töölaud on puhas, see, mis tuleb üles, see läheb veokikasti. See, mis on veokikastis, see on veokikastis. Tööd tohib teha laua peal või laua ees maas, see on jälle selle jaoks, et laua taga me ei näe kaameraga ja kõik, kes tegutsevad maas, peaksid kandma kiivrit ja kaitseprille. Vaatame, kui hästi see neil välja tuleb. Ülesande võistlusfaasis võivad kaasa teha kõik võistkonna liikmed, ehk siis meil on fikseeritud aeg ehitamiseks, mida nad praegu teevad. Kõigil saavad asjad valmis, siis meil läheb võistlus käima. Võistlusel võivad siis osaleda kõik. Võistlus võidab võistkond, kes suudab esimesena transportida põrandalt kallurikasti 2,5 kilogrammi kivimeid. Võistlejatel on kasutada köögikaal, et hinnata, kui suur kogus kivimeid on nad kaevandusest üles tõstnud. Ehk siis jälle, et kuna sa pead üleval, sul peab minema sinna kallurisse, siis ei ole seda, et ma üleval võtan, panen kaalule, tõstan edasi, et sa kas kaalud need all ära või minu poolest sa võid proovida selle kalluri kuidagi kaalule panna, aga see kallur on päris suur, et see on keeruline. Et kõige kavalam ilmselt oleks all, näiteks, ma ei tea, tareerida kaal ära sellest, kus sa hakkad neid kivimeid võtma mingist anumast ja kui see saab 2,5 näitab -2,5, et siis sa tead, et sul on. Või siis sa mõõdad algust selle koguse välja ja loodad, et sa ei pilla midagi maha vahepeal. Midagi sellist.
kui võistkond arvab, et nende kalluris on vähemalt 2,5 kilogrammi kive, siis vajutavad nad nuppu ja sõidavad oma kalluri kohtunike juurde, kus koorem üle kaalutakse. Kui võistkonna koorem on suurem kui 2,5 kilogrammi, siis võidab võistkonna ülesande. Kui koorem on kergem kui 2,5 kilogrammi, siis peavad nad alustama uuesti tühja kalluri täitmist. Eks kui sul on öeldud 2,5 ja sa tood 2,4, siis sul jäi 2,5 ei täitmata, mine proovi uuesti. Ja, millised siis, mis teist lahendamiste tõttu, mis reeglid tekkisid? No kõige keerulisem ja kõige nagu olulisem ongi see äärte puudumine. Teine asi, mis... No miks? Miks see on oluline või? Miks see tuli? Miks see tuli? No seda ma proovisin motiveerida selle jaoks, et me saaks, et see kiirendus mängiks rolli, et see oleks oluline, sest et lõpuks, kui inimesed teevad kasti, siis need mootorid, mis on antud ja need sagedusmuundurid, need on nii võimsad, et need tõmbavad 10 kilogrammi ka vabalt üles, ilmselt ka 50 kilogrammi tõmbavad vabalt üles, eks ju, et siis on juba muud asjad on need, mis on nõrgad, aga et see mass ei ole tegelikult nagu mootori ja sagedusmuunduri jaoks tegelikult mitte mingisugune suur kogus, eks me pidime kuidagi muud moodi lähenema sellele, et me näeks tarkasid lahendusi, kus nad optimeeriks oma lifti, kus nad optimeeriks ka seda, kuidas neil, mis asjad on vasturaskuseks, miks mitte. Üks oluline asi, mis veel katsetamise juures tuli, mis ma ei tea, kas sinu peas juba tegi selle klikki või ei, aga et korraga tohib liikuda üks materjaliga koormatud tõsteplaat. Mis ei tähenda seda, et tühi tõsteplaat ei tohiks samal ajal liikuda. Ehk siis et targad lahendused, mida me võiksime nüüd näha, on need, kus tühi plaat liigub alla, täis liigub üles, samal ajal kui ülesvalt maha laetakse, me saame all juba uut koormata. Huvitav, ma just mõtlesin, et see reegel nagu selle eemaldas. Ma ei tea, miks ma nii mõtlesin. Jah, selle nagu eesmärk on eemaldada see mitu plaati, eks ju, korraga liikumas. Aga see on lubatud. Mis veel ei ole, mida võistlejad küsisid lahendamise käigus oli see, et meil oli antud ka killustiku kive lihtsalt, mida ma nägin, et võib-olla keegi tahab lihtsalt vasturaskust tekitada kuskile. Siis nad tahtsid teada, et kas nad võivad nagu killustik tulla üles, tõsta maha ja siis need nagu sujuvalt viia laua alla, et uuesti vasturaskusena neid kuidagi kasutada ringiratast, mis jälle kaevanduseks, kui asjad on tulnud üles, siis nad on üleval, siis nad peavad ka liftiga minema alla või midagi, et sa ei saa nagu süsteemist välja tõsta neid asju. Et ma arvan, need on peamised need piirangud. On see äärte puudumine ja on see, kuidas liigutada. Kaudu. Ta peab keerlema üles tõmmates, ta peab keerlema siis... Praegu parem. No vahet ei ole, katki meil midagi ei lähe. Näha kummalt poolt ka. Aga vist mootori poolt ikka jässu on õigus päripäeva. Kas tegite selle mootori kasutus, see käib neil mingi juhendi järgi või... Jaa, neil on juhend, aga seal on suhteliselt nagu vähe asju, mida teha. Ma mõtlen, et miks see vasturaskus on, nagu, et millega sa motiveerisid, mis oli see seeme, mis sa neile istutasid, et see vasturaskus neil nagu päriselt, nagu, mu jaoks oli loogiline saate mõttes vasturaskus, sest et ülesandes öeldi kõige efektiivsemalt või midagi sellist, on ju. Aga nagu arvestades seda mootori, eks ju, reaalset võimekust, siis see vasturaskus ei ole nagu mingit, ei mängi mulle mingit nagu rolli. Kas te mõõtsite veel midagi või mis? Ei, ma arvan, et see nagu, selle konkreetse ülesande nagu praktilist kontekstis, eks ju, see vasturaskus mängib seda rolli, et mu nagu efektiivsus tuleks sellest, et ma kasutan vasturaskusena seda teist liftiplaati, et mul on midagi, et ma saaks topelt liigutada. On ka siin katsetades minu arust, et see ei tulnud nagu kohe läbi, sest et jah, see oli natuke ära peidetud sinna reeglisse, vaata, et üks plaat tohib liikuda korraga. Ja ma ei tea, kas seda kohtunikud käisid ja mingi hetk nagu ütlesid kõva häälega, et päris liftidel on ka vasturaskus või me arutasime lihtsalt, et see on vajadusel nagu vihjatav. Aga et osad inimesed kasutavad, osad tiimid kasutavad mitut tõsteplaati, osad ei kasuta. Nojah, aga nagu miks siis... Ma ei saa ikkagi aru, mis see nagu vasturaskuse eesmärk on. Ma saan aru eesmärgist mitut tõsteplaati kasutada, siis sa saad topelt kiirusega tõsta. Aga ma ei saa aru sellest, et miks see nagu, et mis see, kust nad selle on võtnud, sest ma mitmel tiimil näen nagu seda vasturaskuse plaati. Neil on siin teine tõsteplaat, mitte vasturaskuse plaat. Võtame selle kaadri, kus me näeme pealt. Aga mis on veel? Võib-olla on nagu... Panevad kivid sinna. Esialgu panevad, jah. Jah, praegu panevad see killusti. Aga mis on veel, on see, et ühel hetkel sul, hästi lihtne oleks ju mõelda, mul on siin plaat, mul jookseb nöör üle rulliku, jookseb siia keskele, näiteks ümber selle ratta, jookseb siia järgmisesse rattasse ja siia alla. Ja kui mul on nüüd hästi suur jõud ühelt poolt, siis mu libisemine on, ühesõnaga, mu hõõrdejõud ei ole piisav, et seda jõudu tasakaalustada, mis on sellest ebavõrdsusest, et seal see vasturaskus hakkab mängima, aga me näeme siin ilusaid lahendusi, näiteks vaata, punaste lahendus on siuke,
neil on 2 täiesti iseseisvat nööri, mis mõlemad rullivad peale ja mina katsetuse põhjal ei olnud nagu mõelnud, et niimoodi võiks teha. Ma olin teinud siia neile printinud eri läbimõõduga neid rattaid, katsetanud, kuidas seda saab. Ma teadsin, et kui sul on vaja seal mingit hõõret tõsta, eks ju, siis sa võid sinna kuuma liimiga määrida peale, et seda hõõrdjõudu aretada. Mina nagu oma peas mõtlesin ka kogu aeg nagu ühe nööriga jooksvat süsteemi, mida ma lasen ühtepidi, teistpidi. Aga see on päris ilus lahendus minu arust. Ma ei tea, kas teised tiimid teevad ka, eks me näeme siin, aga nad olid esimesed, kellel tuli see nagu hõõrdumise probleem ja siis nad minu arust lahendasid selle ära. Võib-olla neil oli mingi muu probleem, miks nad selle peale läksid, aga et kõige alguses neil ei olnud seda nagu 2 nööri seal, aga et nad sinna kerisid selle mingil kujul niimoodi peale. Kas natuke motiveerisin, miks võib-olla vasturaskus võib olla või natuke ikka kauge? Tšut-tšut. No, et nöör libiseb. Nöör libiseb. Ainuke asi. Võivad ehitada sarnase variandi, peame leidma eriti efektiivse lahenduse. Suruge. Kui me peame vaatama... Meil on vaja sinna midagi vahele. See keerab natuke halvasti. Timofei, oota. Kuulake, vaadake. Selle pikkus on kindel, me ei saa muutuda. Telg on kõver. Meil on vaja siia vahele ju midagi. Kas see parandaks selle, et telg on kõver või mitte? Kuna Emma ja Elis on arusaadavalt väga närvilised, siis on mõtete edastamine tiimis keeruline. Teemi tahtsime samas suunas. Oota, me peame siit ka kinnitama. See on hea point. Neil vaata ka oli siin õõrdumise mure, aga nad ei olnud lihtsalt, neil telg pöörleski. Seal oli tuviaugud, kus sai kinni panna. Ma hakkasin niimoodi Algul ei saa me lifti mitte kuidagi tööle, aga siis avastame, et põlk ei ole mootori külgi kinnitatud. Nii pidi. See on kõigit pidi, jah, loodetavasti. Ma panen ta start. Ja see on õiget pidi. Meil võib kiirem olla. Ta võib kiirem olla. Ja see on selline suht safe kiirus. Aga neil on praegu lihtsalt katsetamiseks need killustiku-kivid seal vist. Et nad alles õpivad süsteemi tundma. Punaste süsteem toimib väga hästi. Nüüd on vaja vaid kiirust lisada. Meil ei ole seda nööri vaja. See masin on maas praegu. Aga mis see nöör teeb meile halba? Vaata, kui me hakkame seda peale kerima, ta hakkab siia vedama, siis see läheb ebastabiilseks. Emma, me ei tea, kas see on päris täpselt halb asi, kui me ei ole katsetanud. Palun katsetame. Teeme paar ringi sellega, vaatame, mis juhtub. Teda üles. Nii, ma liigutan teda päris aeglaselt üles hetkel. Väga õige, Emma. Seda nööri ongi seal liiga palju. Seda ei ole tõesti sinna nii palju vaja. Kas me ei saa lihtsalt fikseerida ühe nööri osa siia ja siis samas edasi teha? Me isegi peame fikseerima midagi. Teeme lihtsalt seda. Aga me saame mõlema platvormi edasi kasutada siis. Mõlema ülesanne. Ma ei mäleta, me ei ole seda ülesannet niimoodi nagu vaadanud lihtsalt. Fikseerime nööri selle külge, miks ei toimiks. Ma hoian tagasi, et ma ei räägi, et saaks nautida. No neil ka vaata tekkis see sama, eks ju, et äkki me paneme üldse 2 eraldi nööri. Ma ei tea, kas ma lahendasid selle lõpuks ühega. Ma kohe panen kaalule. Ma ei tea, mis teel on. Ja ma arvan, et kui äkki üle laua pinna, siis võis nagu võtta. Midagi. Ehk siis veel peab. Ja, tõsta. Aga nüüd nad juba tõstavad välja või? Nad katsetavad. Võistlus tuleb ikkagi aja peale kõigil koos. Õpib Kaarel nuppudele vajutama. Üles. Rohelistel on vaata süsteem, liikuva plokiga süsteem, mis on nagu, aitab neil. Oota, mitte nii, ettevaatlikumalt. See oli ilus dünaamik, vaatame korra uuesti. Üles, nii. Stopp. Siia lihtsalt nagu viska reaalselt. Ei, oota, mitte nii, ettevaatlikumalt. Ebaselgid juhised, Timofei. Ja neil on vaata liikuva rullikuga süsteem, mis annaks neile nagu jõus võitu, aga neil nagu praktilist vajadust selle jaoks ei ole. Et tundub, et see oli lihtsalt see viis, kuidas nad mõtlesid välja, kuidas nad saavad süsteemi tööle. Ja sinistel on ilusti, vaata, on üks mees, siis see on sinu tüüpi lahendus. Jah, kus on see õõrdumine suurendatud ilusti sellega, et see on vist palju. Ja, vaata, siis see kogu see rull kerib ühele poole, teisele poole, teisele poole. On meie võimalused täitsa head. Seega, Kuulge, mul on tunne, et me teeme üle praegu. 10, Me oleme nii närvilised, see ei tööta. 8, 7, 6, Mis kiirusel me teeme praegu? 4, 18,5. See on hea. 1, aeg, lõpetage ehitamine. Väga põnev. Kaevandusliftide võistluse võidab see tiim, kes esimesena transpordi. Kas see on niisugune esimene aja peale võistlus? No see nagu võistlusena võistluseid on mõned olnud ikkagi veel, aga ma ei tea, kas võib-olla sellise dünaamikaga on esimene. Oi, prillid on puudu. 19,5. Nii, tõb üles. Üles. Stopp. Alla. Läheb alla. Mina ja Elis tegeleme kivide transportimisega
Timofei kontrollib, et midagi maha ei kuku. Ja mis alumine piir on, kui madalale peab minema? Me seal ka midagi sätestasime, ma ei mäleta peast. Kas meil oli seal mingi visuaalne asi, mille järgi öelda? Võibolla vaat seal on see nurk, äkki oli selle järgi öeldud või siis oli öeldud, ma ei tea, 20 sentimeetrit. Et noh, kui nagu selgelt keegi oleks hakanud seda kompama, et siis me oleks... Ma võtaks punastel ka punkte maha, et meil peab autot liigutama versus sinistel, kellel lihtsalt nagu on tehtud valdtee. Jõuame. Stopp. Oleme väga närvis. Väga närviline ülesanne. Kui midagi läheb kaot, siis on täiesti... Opa oped on ka kõik olid läinud põlvili. Alla! Kontrollige kaalu. Ja ma kontrollin kogu aeg. Minu arust punastel on, kui me näeme punaseid, siis punastel on selgelt välja kaalutud see kogus, mida neil on vaja liigutada ja siis on ülejäänud neist kõrval, kui on vaja. Et kui nüüd Roosi saab selle asja peal, ta teab, tal on kõik, et tal on 2,5 kilo peab olema, et ta ei ole ka väga pillant, nad on minu arust suhteliselt nagu hukkalt saanud. Et punased minu silmis olid siin nagu suhteliselt potentsiaalselt seda võitu väärt. Kive veel maha laadida ja me oleks nuppu vajutanud. Oi! Vaatame, et noh, lõpuks, ega kõik liigutasid, eks ju, 2 plaadi kaupa, või noh, välja arvatud rohelised, et oodata oligi, et nad on seal nagu suhteliselt viigis, aga et kes nüüd nagu nõksa efektiivsem, nõksa kiirem, nõksa rohkem sinna peal mahutab, et sellel on ees. Et punased ei võtnud piisavalt varu. Ega nüüd vist ei saa enam midagi valesti minna. Tead vaata, siis sa küsid, mis katsetamise käigus veel selgus. Need kivid ka me ju katsetasime igasugu killustiku ja mingite asjadega ja siis me olime lõpuks, meil on vaja libedat kivi. Panin dramaatilisel kohal pausi, okei, lähme edasi. Kaalu peal on 2 kilogrammi ja 566 grammi kive. Palju õnne! Teie olete selle ülesande võitnud! Me oleme väga õnnelikud, sest võitsime Roosile parima tüdruku auhinna. Ja see mees sai teatrisse. Olen kurb, et jään teadusteatri voorust nii napikalt välja. Aga minu arust see on see koht, kus oli väga selgelt. Võiduga teenis. Roosi oli seal, see ülesanne algas ja ta oli mingi, keegi jälle nagu ei liigutanud ja ta oli mingi okei, handki siia, ma teen, ma tõmban selle siia, ma panen need 2 nööri, ma seon kinni, ma lõikan selle, ma panen. Et seal natuke minu arust poisid võtsid siukse nagu tagaistme rahulikult, tead, teeme. Aga Roosi teadis, mis tal on kaalud. Et Roosi tassis Armini ka teadusteatri vooru. No võib-olla natukene, ma ei taha kuidagi kellelegi nagu... Ja ma näen siit ka, et viigimurdja on tähestiku järjekorras, jah? No siin antud hetkel vist... Ei ole. Armin, Roosmari, Madis ei ole tähestiku järjekorras. Võib-olla see on kuidagi varasema järjekorra põhjal, et neid ümber ei sorteerita, et kes kunagi on saanud ettepoole. Siuke kõrgushüpe. Rohelistes minu arust ka ikkagi nagu tüdrukud ajasid taga seda ja tundsid, et neil on vaja. Aga seal plaan tuli natuke kehvem minu arust kohe alguses, eks ju. Neil oli 1 plaadiga, neil oli selles mõttes aeglane süsteem, et neil pidi kiirus olema suurem, et seda sama kiirust saavutada, sest neil oli rohkem... Sama mahtu saavutada. Ka lihtsalt sama seda nagu tõsta kiirust, sest et neil oli see liikuva plokiga seeks, neil on vaja rohkem nööri kerida, mis jälle tekitab süsteemi rohkem erinevaid, eks ju, murekohti, kus potentsiaalselt saab minna, midagi saab kinni jääda, saab tekkida suurem pundar, saab joosta maha nöör, mis iganes. Et seal natuke võib-olla see nagu plaani osa jäi vajaka või ei jõutud nii hea plaanini ja selle arvelt siis ei saanud ka nii hea tulemus tulla võistlusel, aga seal ka ikkagi tüdrukud nagu ajas seda taga. Sinistel ma liiga palju mäleta, sa ise tõid ka välja, eks ju, et seal poisid võtsid ja hakkasid tegema, mis sest, et nad olid juba enam-vähem kindlalt edasi vist. Jah. Kristjan ja Madis olid seal, jah. Jah, no võt, see on siis meie seis. Meil on duell veel, kas duell kellelgi saaks midagi määrata? Ei. Et kui Emma saaks 2 ja Madis saaks -1, siis ikka ei tuleks. Ei. Noh, kuule. Kas seda võime lugeda siis nagu edukaks punktisüsteemi disainiks, kui me oleme lõpuks selles kohas, kus meil ei ole viiki ja meil on nagu selge või tegelikult me tahaks, et ka veel viimane duell oleks? Jaa, muidugi tahaks, jah. Muidugi me tahaks praegu seda olukorda saada nüüd. Mis oli enne seda ülesannet? Ei, me tahaks praegu seda olukorda saada, et meil on 3 inimesel 16 enne, vaata. Ei, meil on 1 inimesel on
meil on niimoodi, et meil on 6. on N punkti ja 7. ja 8. on N-1 punkti. Ja nad on kõik eri tiimides. Sest siis on olukord, kus need N-1 punkti peale ma pean minema tolli, sest et kui ma võidan, siis ma saan edasi. Ja siis see, kellel on N punkti, on nagu mingi, kas ma lähen ise või ma usaldan oma saatuse oma tiimiliikme kätte. Või siis N-1 punkti inimesed on nagu mingi, ma tean, et Mats on hästi hea, aga ta toob mulle ka 1 punkti. Mine sina. Äkki neil peaks N-2 olema? No, ma ei tea, võib-olla. Okay. Võistkonna liige endale 5 punkti. Ja nüüd on aeg lõppmänguks. Mõtlesin, jah, see oleks põnev. Punased, kes läheb teist lõppmängu? Punased esindan lõppmängus mina. Punastest lähen lõppmängu mina, sest ma mõtlesin, et ma võiks ka selle ära proovida. Rohelised, kes teie seast on lõppmängus? Rohelise esindan täna mina. Teeme Elisega kivipaberkäärid, et teada saada, kes läheb lõppmängu, kuna mõlemad tahame väga seda kogemust. Sinised, kes on teist lõppmängus? Lõppmängus esindan siniseid mina. Vaat sa küsisid selle kohta ükskord, et kas on see, kes on hea tiimimängija või sa tõid välja, et äkki soosib häid tiimimängijaid. Et Indrek pani kokku üldse kinni punktitabeli. Kas nagu tunned, et õigustatult või lihtsalt tal sattus hästi? Ma ei tea. Ma ei oska niimoodi. Ma olen siit saatest paistab liiga vähe välja. Ka aus. Kaevandustes on mehaaniliste ülekannete täpsus ja vastupidavus elutähtsad. Kombineerige teile antud hammasrattaid nii, et see käru peatuks täpselt ette antud laadimisalas. Selleks peab mootor tegema 18 pööret, aga pool ainult 10. Kas olete valmis? Jaa. Läks. Nii, mis me pakutakse siin? Käru tuleb proovida, proovime vaatama, kus ta läheb eest. Nii, vaatame, kuhu maailm ta läheb. Mehaanilist ülekannet. Ühel läks üles ja teisel läks alla. Et võita jõus, pöörlemise kiiruses või aidata liikumine ühelt teljelt teisele ülekanda. Nii, kas 2? Ehk siis neil on, kui nad võetavad nuppu, siis see mootor teeb 18 tiiru, tõk. Ja kui sa võetad uuesti nupust, ta teeb teistpidi 18 tiiru tagasi. Et sellepärast läks osadel alla. Okei, ja kuna täpselt keskele jõudma, siis põhimõtteliselt vahet ära, et sul on iga nagu tühja seadme pealt 0 punkti. Jah, et sa alustad nullist, vahet ei oleks, kumba pidi see läheb, et see nöör on nagu maksimaalselt lõtkud. Siis ma pean ikkagi väiksemalt vahele panema. See on väga ilus. Joosep disainis siin ka selle ülesande. Ja sa näed, siis neil on laua peal. Tööpõhimõte on. Vaata, siin on praegu selle taga, aga siin on see kruvijaas. Ja need kruvijaasad, esiteks, suhtest väike õõrdumine. Teiseks, väga hea viis seda kalibreerida, et see nööri pikkus oleks täpselt õige, sest sa saad tõmmata nii nagu natukene rohkem. Et kui sa seda nööri seod, eks ju, siis seal võivad tekkida mingisugused 2 senti liiga pikalt, sul on väga raske siduda, aga siis sa lohistad seda natuke sinna poole. Aga kõik on siis lauaküljes kinni mingi teibiga või? Jah. Tundub, et on. See on üks nendest ülesandest, kus on hästi oluline. Ja all oli samamoodi, et meil oli selle kaldtee peal tegelikult markeriga markeeritud, kus see täpselt see käru lõpp peab olema, eks ju, et kui keegi midagi vastu läheb, siis saame selle järgi just paika ära. Mingitki ideed. Kas tundub nagu raske ülesanne või lihtne? Pane lihtsalt hammasrattaid. Kuidas nüüd üle seda panna? Ma ütleks, et jah, et ei ole ülearu keeruline. Aga võib-olla ma nagu alahindan seda ülesanne. Mille hammaste summa jagub 16-ga. Vaata, Liis praegu ütles. Et sa saa kõik hammasrattad kasutada. Ja täiesti pekkis. No okei, üks on see ülekande asi. Kui ma katsetasin, ma ka ikka tegin väga viletsalt seda. Et ma oleks koju ilmselt läinud selle ülesandega. Okei, koju ei saada see ülesanne kedagi, aga et üks asi oli see, et kuidas ma nüüd, kuhu ma mis hammasrattad panen. Teine on see, kuhu ma panen selleks, et mul nagu see ülekande arv tuleks õige. See on nagu üks osa, mis ei ole võib-olla nüüd kuigi raske, kui ka mina panin sellega mööda. Ja teine osa on see, et kuidas ma selle nagu raja ära täidan, sest mul on nagu üks koht, kust peab see ülekanne algama, teine, kus peab jõudma, siis ma pean siit vahelt kõik ülekanded saama. Ja see ei ole üldse nii triviaalne. Ma näitan seda infodokumenti jälle, sest et ossa mu meie. Hammasrataste kasutamise juhend. Teil on kasutada erineva suurusega hammasrattad 12, 16, 20, 24, 28 ja 36 hambaga. Hammasrataste ühendamisel tuleb jälgida kindlaid reegleid, et need omavahel kokku sobiksid.
ja see on päriselt Lego hammasrataste juures, et me ei ole nagu juurde teinud, vaid sinna. Okei, siin räägitakse kõigepealt ülekandetegur, ehk siis, ma ei tea, 1-3 tähendab, et 1 ja 3 tiiru vastavalt ja siis teepikkused, kõik see. Nii, aga hammasrataste sobivus ja paigutamine. 2 hammasratast saab paigutada kokku ainult siis, kui nende hammaste summa jagub 16-ga. Sellisel juhul saab arvutada, kui kaugele tuleb need 11 asetada, kasutades järgmist valemit. Hammaste summa jagatud 16-ga -1 on võrdne siis see aukude arv, mis jääb nende keskpunktide vahele. Ehk siis näited. Sa saad panna kõrvuti 2 16 hambaga hammasratast. 16 + 16 on 32, 32 jagub 16-ga, see on 2, 2 - 1, tähendab 1 auk. Ehk siis mul on põhimõtteliselt hammasratas, tühimik, hammasratas, korras. 28 ja 36 hammasratas. Sa saad neid kokku panna, sa liidad kokku, on 64, 64 jagub 16-ga, see on 4, 4 - 1 on 3 auku. Aga sa ei saa näiteks kokku panna 16 ja 28 hammasratast. Või antud juhul, eks ju, neil oli öeldud vist 18 ja 10 oli see, mis tähendab, et mis meil 18 ja 10 on? 20 ja 36 vist on samas suhtes. Eks mõlemad on korda 2. Aga sa ei saa 20 ja 36 kokku panna oma vahel, sest 20 + 36 annab 56, 56 ei jagu 16-ga ja no see väga kiiresti kasvab kuskile. Et siin on, kui sa natuke aega mõtled sellele, sa leiad siit mingid head lihtsad nagu kindlad seosed, mis aitavad sind, aga see esimene frustratsioon, kuhu sa jõuad, sest et nagu nüüd lihtsalt ei lähe kokku, see on päris huvitav. Peab olema alati 16-ga. See on siuke, et ma oleks peaaegu saanud lahendada seda. Kas sa ei saanud seda proovi ülesandel lahendada? Mul on äkki sa käisid ja tegid? Okei, võib-olla. Ma ei mäleta. Võtab 13. Hakkan arvutama, aga kuna peast arvutamine ei ole minu kõige tugevam külg, siis see võtab lihtsalt liiga kaua aega. On ju 20, jah. Kui hammasrattad on kõik prinditud? Ma olen siia mingi suvalise selle nagu. See nagu, see mahub siia. Okei, ma proovin sellega. Saan aru, et kui panen paika esimese ning viimase hammasratta, pean panema veel ainult 4 tükki niimoodi, et need omavahel lihtsalt sobituksid. Jah, eks ülekande arvu määrab põhimõtteliselt esimene viimane kõik, kui sa vahepeal teed, siis sa pead lõpuks tulema tagasi selle, kus sa käisid, et sealt see nagu muutus ei sünni. Sa arvad, et sul on õige lahendus käes? Jah. Kontrollime. Palju õnne, see on õige lahendus, sina oled selle ülesande võitnud. Väga satisfying. Rahuldust pakub. Indrek oli küll kurb. On ikkagi hea meel võita liidrit ning ennast taas kord tõestada. Kas meil on siis eraldi kuskil mingi duelli arvestus ka või lõppmängu arvestus? Kes käis ja? Minul ei ole. Kui edukas oli? Indrek ja Emma-Marie peavad leppima 1 miinuspunktiga. Ja pingeria põhjal saame nüüd välja kuulutada need raketlased, kes järgmisel korral astuvad teadusteatri lavale. Palju õnne, Timofei! Palju õnne, Roosmarii! Palju õnne, Armin! Palju õnne, Indrek! Palju õnne, Kristjan! Palju õnne, Madis! Mõtleme, et šokk on neile nüüd, et peab koju minema peale saateid. Ja tegelikult on nüüd niimoodi, et vastavalt oma järjekorda nad said valida nüüd teemasid omale teadusteatriks, aga kuna saates on ruumi vähe, jah, see on nüüd Roosmariile. Rakett 69 stardib nüüd maapõue sügavustest otse avakosmose poole, mida hakkavad avastama 6 tulevast teadustähte. Kohtumiseni nädala pärast! Eks nad said kõik valida teemad, vist selles samas järjekorras. Aga kuna saatesse ei mahu, siis seda me ei näe. Aga lavale põnevad teadusteatri etendused. Kas saate valmis? 3, 2, 1. Mis harutavad saalitäie pealtvaatajate ees lahti. Aigar ikka naeris ikka südamest. Natukene kogu aeg tõmban. Ja katab pöidlaga päike ära. Ja meile tekkiski pilt.
Pühapäeval 5. aprillil toimub Rakett 69 teadusstuudiotes 16. hooaja fännipäev, kus saab rakettlastega kohtuda ja ise ülesandeid lahendada. Oota, millal fännipäev on? Teadust aga päike ära. Ja meile tekkiski pilt. Pühapäeval 5. aprillil toimub Rakett 69 5. aprillil, kus oled sina? Hooaja fännipäev, kus saab rakettlastega kohtuda ja ise ülesandeid lahendada. Jaa. Teadsite, et ülesandeid saab ise lahendada Rakett 69 teadusstuudiotes nagu iga päev, mitte ainult fännipäevaga. Väga õige. Shameless plug. Minge vaadake. Ja selline sai see saade järgmine nädal juba teadusteatrid, ma ütlen teile saates kätte all, ma olen juba näinud neid teadusteatreid, sest ma vaatasin selle saate ära, kui see tuli eetrisse. Ja sa oled ka näinud neid kõiki proove, mis sellele on eelnenud, sest et... Ei, kõiki ei näinud, sest ma jäin haigeks. Aga jah. Nii mõndagi. Kas midagi, kohtume järgmisel korral, vahepeal püsige uudishimulikud ja küsige, miks just nemad said teadusteatrisse.